Külli Taro, teie olete teadlane, te olete teinud doktorikraadi süvariigi uurimise alal, saan ma õigesti aru? Päris nii see küll nüüd ei ole. Et see riigi osa on seal õige, aga see, mis see süva on, seda ma ei tea. Te olete riiki uurinud pealiskaudselt, mitte süviti? Ei, kui nüüd täpne olla, siis ma olen teinud doktorikraadi tulemuste hindamisest avalikust sektorist ja täpsemalt omistamise probleemist tulemuse hindamisele avalikus sektoris. Aga tõsi on see, et mu haridus on riigiteadustes selles laias spektris. Aga defineerime ära süvariigi. Süvariigi juured viivad küll kuhugi 70ndate lõppu Türgisse, ma saan aru, kus siis kitsas kindralite seltskond vajadusel vahetas tsiviilvõimu välja, kui ma olen õigesti aru saanud. Aga sellest praegu Eesti kontekstis räägitakse kui sellisest ametnike ringkäendusest või ametnike isegi vaata et vandenõust. Kuidas teie saate aru mõistes süvariik? No eks ma ju ka üritan aru saada sellest, et mida rahva suus selleks peetakse ja mulle tundub ka, et süvariigiks peetakse midagi, mis ei ole nähtav, mis ei ole läbipaistev ja mis alati tekitab kahtlust, eriti nagu demokraatias, et kui sa ei saa millestki aru, siis see tundub kahtlane. Ja teine pool süvariigist on muidugi see pool, mis ei peagi kunagi teatavaks saama. Ehk see osa riigi tegevusest, mis puudutab julgeolekut, mis on seotud riigi saladusega, et see ei peagi läbi paistma, ei tohigi läbi paista. Aga jah, et kui üldiselt demokraatias me eeldame avatud valitsemist, ehk on läbipaistvus, me võime kodanikena alati küsimusi küsida, siis need osad, millest me aru ei saa, siis see tundubki nagu tume ja kahtlane. No selle süvariigi legendi on süvendanud ühelt poolt anonüümsus, et minister tuleb, esitab mingisuguse rumala eelnõu. Üsna hiljuti teie nimekaim, vabandust, te kunagise Õhtulehe Moskva korrespondendi Igor Taroga olete hõimlane? Ma olen hõimlane. Aga mitte sugulane? Ei ole otsene sugulane. Ma olen hõimlane oma abikaasa kaudu, aga minu abikaasa kohtus Igor Taroga, ma arvan, esimest korda elus alles 6 aega tagasi. Nii et me ei olnud varem tuttavad ja ka mina olen Igoriga vist paar korda elus niimoodi otseselt rääkinud. Aga selles mõttes on väga huvitav lugu, et olla hõimlane inimesega, keda sa tegelikult ei ole oma elus varem eriti kohanud. Eesti. Ma arvan, kui me siin nüüd pärast selle intervjuu lõppu veel pool tunnikest räägime ühistest tuttavatest, siis küll me hakkame varsti juba ühiseid hõimlasi ka leidma. Nii ta on. Siin riigis ja selles ühiskonnas sellest ei pääse. Kuulge, aga ühesõnaga alustasin sellest, et seda süvariigi legendi toidab see, et tuleb mingi hetk minister, kellele on anonüümseks jäänud ametnikud andnud ette mingi paberi, mingisuguse seaduse eelnõu, mingi mõtte, loeb selle ette, siis tuleb välja, et see oli ikka päris rumal. Nüüd läks ikka päris halvasti ja siis ta paar päeva hiljem võtab selle pärast kriitikat tagasi. Ja siis meil jääb mulje, et mingil hetkel tulevad need ametnikud uuesti ja panevad ministri tanki. Et ühesõnaga, ministrit keegi juhib kuskilt. Kui me nüüd räägime sellest ideest, et hakata karistusõiguslikke meetmeid kasutama ennetustegevuseks, siis seal tulebki aru saada, et julgeolekuasutused teevad oma tööd. No see on nüüd konkreetselt see, millega Taro, eks ole, tuli. Ja, just. Ja nemad näevad mingit olulist puudujääki oma töös, mida nad tahavad parandada ja nad tulevad välja ettepanekuga. Ja nüüd ongi poliitilise juhtkonna, ministri roll otsustada, et kas selline ettepanek on meie ühiskonnas aktsepteeritav. Sest see on nagu väga põhimõtteline, et kas me hakkama karistama inimesi enne tegu. Väga põhimõtteline küsimus demokraatias. Ja selles mõttes minister võttiski selle mõtlemise aja ja otsustas, et ei, see ei sobi meie väärtusühiskonda. Et ma arvan, et sellele protsessile ma kokkuvõttes nagu heidaks midagi ette, et pigem nagu tulebki tunnustada ka seda, kui ministrid suudavad ka ümber mõelda, mitte ei lähe lõpuni välja teemadega, mida nad ei ole põhjalikult läbi mõelnud. No aga ikkagi me oleme ka seriaalidest näinud, kuidas, ja me teeme ka Eesti Vabariigi viimaste aastakümnetest lugusid, kus sulle tuleb uus minister
ja siis kantsler teeb talle lennuplaani, minister saab hüüdnimeks Kotkast, sest teda majas ei ole, ta külastab ka praegu väga lugupeetud poliitikud on öelnud, et nad käisid riikides, milles nad pidid ikka enne välja vaatama, et mis kontinendi see nüüd täpselt asub, eks ole, kus on mingi väga tähtis seminar. Majas teda ei ole, kui minister tuleb korraks majja, pannakse talle ette paberid, et kirjuta siia alla, sellest sõltub, eks ole, 10 miljonid ja 100 inimesed ja siin on sinu homsed piletid. Pigem, nii palju kui mina olen rääkinud kantslerite ja teiste tippametnikega, siis ma arvan, et pigem ametnikud tahaksid vastupidi just rohkem saada poliitikute tähelepanu. Et poliitikutel on väga palju asju kogu aeg päevakavas, pigem on nagu raske saada nii-öelda ministri jutule, et raske saada ministri tähelepanu. Ja see, mis puudutab ministrite ringi lennutamist, siis väikeriigi jaoks on see paratamatu. Sa pead kogu aeg meelde tuletama, et sa oled olemas. Noh, keegi ei unusta ära, et meil on Prantsusmaa või Saksamaa või Inglismaa, kui nende ministrid või kui otsest suhtlust igapäevaselt ei ole. Küll aga võidakse ära unustada väikeriigid, kui sul otsene kontakt puudub. Ja no üks asi on see, et sa käid esindada, aga noh, ma tean, et siin on olnud selliseid koomilisi, no vaata, et kuritarvitusi, et jumala eest, et ta majas ei oleks. No eks need legendid ikka tekivad ja nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevat tüüpi ametnikke, aga nii palju, kui mina tean, siis pigem on probleem saada ministri tähelepanu, sest ta on kogu aeg ära. No jah, teine asi jälle, et see ministri tähelepanu saamine, ma kujutan ette, et ministril võib olla ka selle ametnikkonnaga, eriti kui ta on esimest korda ministri ametis, ta võib-olla ei käi tegelikult päris sellest valdkonnast üle. Siis ma kujutan ette, et selle ametnikkonnaga suhtlemine on natukene nagu AI-ga suhtlemine, et kui sa ise sellest teemast üle ei käi, siis tegelikult see AI võib sul ikka ajada sellist jama, et kui, noh, ma ei tea, tehke katse korras küsimus, küsige AI käest, kuidas areneb Teele ja Tootsi suhe Tõe ja õiguse 4. osas ja ta vastab teile. Ja kui te nagu selle vastusega lähete eksamile, no siis te olete hädas. Et see suhtlus ametnikkonnaga võib olla ministril, kes ei halda peensusteni, detail võib olla päris keeruline. No ma ülikoolis tegelen nende AI teemadega päris palju ja ka näen neid AI poolt kirjutatud tudengite kodutöid päris palju ja vahel on need päris naljakad. Aga tõsi ta on, et ministrite valitsemisalad on enamasti nii laiad, et ükski inimene ei saa olla ekspert kõigis nendes valdkondades, kus ta minister on. Ja sa paratamatult pead usaldama. Esiteks sa pead usaldama oma kantslerit, ja sa pead usaldama neid keskastme juhte ja lõpuks ka iga ametniku selles ministeeriumis. Muidu sa lihtsalt ei saa tööd teha, sul ei ole võimalik kõike kontrollida. Ja samas, kui seda usaldust ei teki, ega siis on ka ametnikel tegelikult väga-väga raske tööd teha, kus sa pead kogu aeg tõestama ennast, sa pead kogu aeg tõestama, et sul ei ole mingeid halbasid kavatsusi, et sa ei tööta hoopis, ma ei tea, poliitiliste oponentide jaoks või mida iganes, et siis on nagu mõlemat pidi väga keeruline töötada, kui seda usaldust ei ole. Ja noh, üleüldse demokraatias, ma ei väsi kordamas, see usaldus on kõige alus. Esiteks, et riigi sees asjad toimiks ja et ka riigi ja ühiskonna vahel asjad toimiks, sest et riik tegelebki nende teemadega, kus me ise kodanikuna üksi ei suuda otsustada, et kas nüüd see teenus, nimetame neid asju teenusteks, mida meile pakutakse, kas on hea või halb. Ma ei suuda otsustada, kas see arstiabi, mida ma saan, tegelikult kas see haridus, mida koolis pakutakse, on ikkagi nagu kvaliteetne. Kas need teed, mis ehitatakse, kas need on kvaliteetsed. Ma pean usaldama seda riiki, ma pean usaldama, et riik toimib minu huvides. Ja seetõttu on selle usalduse hoidmine äärmiselt oluline. Ma saadan igal hommikul oma lapse kooli, mul ei ole võimalik kontrollida, mis temaga seal tehakse. Ma pean usaldama kooli. Aga kui see usaldus ära kaob, siis põhimõtteliselt läheb demokraatia katki. No see on igas eluvaldkonnas niimoodi, et kui ma ikka ei ole autoasjanduses või meditsiinis ekspert, eks ole, siis ma usaldan mehaanikut või arsti või siis see sama, eks ole, et koolis õpetajat, et ta valib selle metoodika, et mu laps lõpuks on sellel alal tark. Tõsi, aga kui me räägime nüüd autost, siis tõsi, kui auto katki läheb, siis loodetavasti ei juhtu midagi fataalset tänu sellele, aga sa saad valida teise auto, sa saad minna teise teenindusse. Teist riiki valida natuke keerulisem. Sa saad üldse autost loobuda, eks ju. Aga sa ei saa
põhimõtteliselt sa saad küll minna teise kooli, aga sa ei saa valida teist kohustuslikku haridust. Sa jällegi, et sa saad küll minna teise arsti juurde, aga riik sulle lõputult seda kinni ei maksa. Usaldus põhineb aususel ja läbipaistvusel ja ausus tähendab ka vigade tunnistamist. Eesti õnn ja õnnetus peaaegu kõikidel aladel on Eesti väiksus. Nagu me rääkisime, eks ole, et kui me siin natukene veel oma tuttavaid arutaksime, siis küllap me leiaksime varsti ühiseid hõimlasi. Lihtsalt Eestis nii on. Aga ma väidan, et sellele riigi umbusaldusele selline ühtepidi kõik tunnevad kõiki, natukene maksab kätte ringkäenduse või sellise kokkuhoidmise. Minu eriala rünnatakse, kui rünnatakse ühte arsti, rünnatakse peaaegu kõiki arste. Kui rünnatakse ühte poliitikut, rünnatakse peaaegu kõiki poliitikuid. Ja see on väga paljudel erialadel tõmbutakse automaatselt ringkaitsesse, tõmbuvad poliitikud, tõmbuvad õpetajad. Eriti on see arstide puhul, sellepärast, et kui poliitik võib olla erineva taustaga, ajakirjanik võib olla erineva taustaga, eks ole, siis arst on lõpetanud, Eestis tegutsev arst on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Nad on ühest pesast pärit, see on üks pere. Et see ringkaitses tõmbumine ja oma vigade ikka viimase hetkeni mitte omaks võtmine tekitab umbusaldust. See on väikeriikide klassikaline probleem. On olemas täiesti eraldi teadussuund, mis uurib avalikku haldust väikeriikides. Ja üks oluline teema on seal see, et väikeriigid on enamasti ka väikesed ühiskonnad. Ja väikeses ühiskonnas on täiesti krooniline esiteks ressursiprobleem, sul on kogu aeg vähe inimesi, vähe raha, sest et väike riik peab täitma kõiki neid samu ülesandeid, mis suur riik. Ja küll meil on selle ühe funktsiooni täitmiseks vähem inimesi, aga funktsioon kui selline tuleb ikkagi ära täita. Et ma usun, et kõik Eesti ametnikud ja ma arvan, et ka paljud erasektori inimesed, kes oma välismaa kolleegidega suhtlevad, tal on tõenäoliselt teisel pool lauda välismaal vähemalt 10 inimest, kes sama tööd teevad. Ehk siis pidev ressursiprobleem, et kui nagu mõelda, et selleks, et töötada ametnikuna, sul peab olema Eesti kodakondsuse kõrgharidus. Kui palju on neid inimesi kokku, kellel on Eesti kodakondsuse kõrgharidus ja kes tahaksid töötada avalikus sektoris. Ehk see valik meil on väga piiratud. Teine oluline argument on see, et väikeseid ühiskondi iseloomustavad partikulaarsed inimsuhted, ehk siis sa puutud sama inimesega kokku erinevates rollides ja korduvalt elu jooksul. Ehk ei tasu tülli minna. Su perearst on ka su lapse klassiõe ema, eks ole, ja tema abikaasa on sinu automehaanik, eks ole, ja tema abikaasa, eks ole, eksabikaasa on sinu kursakaaslane. Absoluutselt, et kui sa täna oma töökohas vastandud mingisugusele arvamusele, lähed ära, siis tõenäoliselt sa millalgi oma elus satud täpselt samade inimestega kokku, et see ongi selline eriline keskkond, kus me toimetame, et me peame pidevalt neid suhteid juhtima. Sellel on ka oma positiivne pool, et väikeriigid on paindlikud ja väledad. Kuna me kõik tunneme kõiki, me jõuame, kui me suudame millegi kokkuleppele jõuda, siis me suudame selle kiiresti ellu viia. Et seda paati keerata on lihtsam. Aga jah, et väikese ühiskonna olemuses on konfliktide vältimine. Ja konfliktide vältimine tähendab ka seda, et sa ei taha tihtipeale kritiseerida. Sest mul võib teda homme vaja minna, seda inimest, keda sa kritiseerida. Seda enam, eks ole, kolleegi kritiseerida. Et ega ma olen tähele pannud, et ega poliitikud ka, nad on harva suuremal üksmeelel kui siis, kui kellelgi on tarvis ära võtta saadiku puutumatus, et seda ikka lükatakse edasi viimase hetkeni ja seal peab olema see süü peab olema ikkagi nagu üsna, või see süüdistus peab olema ikka üsna tugev ja üsna veenev, et Riigikogu ka opositsioon, eks ole, ütleb, et hea küll, võtame sellelt koalitsioonipoliitikult nüüd siis selle saadiku puutumatuse ära, et las ta läheb kohtu alla. Ja poliitikute puhul üks on see, mida nad, eks ju, avalikkuse ees argumenteerivad, loomulikult nad peavad vastanduma oma poliitilisele oponendile, aga ma arvan, et nüüd on mingisugune muutus toimunud, mulle endale nii tundub, aga üldiselt ju tegelikult kaamerate taga on poliitikud enamasti päris hästi omavahel läbi saanud ja nad peavadki läbi saama, sest nad peavad tõenäoliselt moodustama järgmise või ülejärgmise või ülejärgmise valitsuse.
mulle tundub, et see on nüüd natukene nagu vist muutumas. Te vihjate sellele, et üks opositsioonierakond on ennast üha rohkem värvimas opositsiooni. Jah, et kui sa ikkagi avalikult ilmselgelt väljendud selliselt, et sa ise võtad endalt ära igasuguse võimaluse teha koostööd oma poliitiliste oponentidega, siis ma ei oska seda muud moodi tõlgendada. Räägime ametnike ja poliitikute vastutusest ja eelkõige siis sellisest vastutusest rahaliste tehingute eest. Ma mäletan uudist, raadios Diktor rääkis, kuidas Rootsi poliitik Mona Sahlin, vist hääldatakse teda, jah? Mona Sahlin astus tagasi, sest oli ostnud valitsuse krediitkaardi eest sukkpükse. Ja ausalt ma ei saanud sellest uudisest siis, kui ma seda kuulsin, aru, sest poliitik on ju esindusfiguur, eks ole, ja kui sa ei ole just punkar, kellele katkised sukkpüksid kuuluvad, eks ole, väljanägemise juurde, siis sa loomulikult ostad endale sukkpüksid, eks ole, ja paned terved sukkpüksid jalga. Ma ei saanud kaasusest aru, kus on konflikt. Teie saate aru, miks ta tagasi astus? Jah, saan aru, sellepärast, et ma ühtlasi tegelen ka ametniku eetikaga ja ametniku eetika on väga palju jällegi ühiskonna keskne. Ma ei tea, mis olid tollal reeglid Rootsis ministrite puhul, aga ma eeldan, et seal oli süsteem selline, et sa saad piisavalt palka selleks, et sa suudad endale osta ise uued sukkpüksid. Ja selleks ei ole sulle vaja mingit majanduskulude hüvitist või midagi sellist. Need ongi erinevad süsteemid, eks ju, et kas sa eeldad, et kõrge ametnik suudab oma palga eest ise sellised nii-öelda isiklikud vahendid soetada, ma mõtlen just riietust, mis jäävad ju talle, eks ju, mis ei jää riigile. Ma kuulsin praegu selle kasutatud vara riigile tagastamist ette. Et loomulikult sa ei pea endale ostma lauda ja tooli, eks ju, kui sa saad ministriks, sellepärast, et kui sa ei ole enam minister, siis see laud ja tool jäävad ju riigile, eks ju. Aga kui sa ostad endale uued riided, siis need riided jäävad sulle. Ja enamasti sellistes küpsetes ühiskondades eeldaks, et me maksame piisavalt poliitikutele palka, et nad suudavad ise endale sukkpüks osta. Ja sellepärast võetakse väga valuliselt, kui need rahakotid sassi lähevad. Mis sest, et me räägime naeruväärsest summast, palju need sukkpüksid maksta saavad? Küsimus on väärtustes, et kas nagu poliitik põhimõtteliselt saab aru, et mis nagu on selles ühiskonnas aktsepteeritav, mis ei ole. Ja loomulikult ma ei tea, kuidas tollal meedia sellele reageeris, aga ju siis nagu vaadati ka seda nagu avalikkuse reaktsiooni ja kui see oli ikkagi selgelt negatiivne, siis poliitik võttis vastutus. Kas võim mingil hetkel paneb katuse sõitu, et sul tekibki mulje, et sul on lubatud rohkem kui teistele? Ma ei tea, ma ei ole võimul olnud. Te olete võimu uurinud? Võim on küll tegelikult politoloogide uurimisteema, aga see selleks, et mulle pigem on nagu see aspekt, et inimesed, kes on väga kõrgetel ametikohtadel, nad annavad väga palju ära. See on kohutavalt raske töö, see nõuab kohutavalt suurt pühendumist, sa loobud suurest osast oma eraelust, sa pead aktsepteerima seda, et sa saad kogu aeg kriitikat, ka öeldakse väga inetusti. Ja siis tekib see efekt, et tundub, et just kui mind nagu hinnata vääriliselt või ma just kui nagu ei saa vastu piisavalt. See töö on kindlasti selline, mida me teiste alade inimesed päris täpselt ette ei kujuta, et mina tulen Tallinnasse teiega vestlema, ma tulen, eks ole, oma kodust, mis on Tartu taga ja need päevad, kus ma tulen teiega vestlema või kellegi teisega Tallinnasse, on mul siis vahel harva, eks ole, mul on siis 1-2 päeva, kus mul on päevaplaan 15 minuti täpsusega paigas, et ma pean olema sel kellel, ma kohtun teiega, ma pean enne seda jõudma teha need asjad ära ja siis ma pean minema järgmisse kohta, eks ole, siis ma pean jõudma, eks ole, mingiks kella, eks ole, tagasi koju. Aga ma ei kujuta ette, kui sul on 15-minutilise täpsusega 2 aastat. Nagu ministril see vist enamasti on, kus seal seda auku otsitakse. Ja ei ole puhkust. Formaalselt küll on, aga tegelikult ei ole puhkust. Ei ole töö- ja puhkeaega. Sa pead igal hetkel olema valmis. Ja lisaks veel sa oled pidevalt avalikkuse tähelepanu all. Et ma olen rääkinud erasektori juhtidega, kes tulevad siis erasektori suurte ettevõtete juhi kohalt avalikku sektorisse. Nad ei ole isegi nii-öelda tipp-poliitikud, vaid ütleme ametite juhid. Ja üks oluline tähelepanek on neil see just, et
et sa järsku oled avaliku elu tegelane, et kõik sinu juures pakub huvi. Üks tippjuht kirjeldas toredasti, et temast sai ühe ametijuht ja siis ta läks õhtul poodi piima ostma. Suvine aeg, plätud, T-särk, lühikesed püksid ja kassapidaja hakkas temaga tema tööst rääkima. Ja siis ta sai aru, et nüüdsest tal enam ei ole põhimõtteliselt nagu sellist eraelu, et sa nagu kogu aeg pead vaatama, mida sa teed, kuidas sa teed, sest et keegi kuskil kirjutab, et vaat käisid seal koledasti riides või sul oli vale käekott või mida iganes, eks ju, et kõik on järsku avalikus asi ja see tekitab pinget, see on koormus, see on vaimne koormus. Või tuleb Facebooki postitus, et siin kõrgepalgalised härrad ostavad tetrapakis piima, kuigi see on 50 senti. Kas kilepakk ei kõlba? Jah, lihtsa inimese piim ei sobi, eks ole, jah. See ei tee kohvi valgeks. Kui erasektori tippjuht ostab poest endale midagi, kedagi ei huvita. Kedagi ei huvita, mis autoga sõidab, kuidas tema naine riides käib, mis tema lapsed teevad. Te eeldate, et tippjuht on tingimata mees? Ei, kindlasti mitte. Aga avalikus sektoris järsku on nagu kõik on avalikus asi ja seda on päris keeruline taluda. Kusjuures see on täiesti eraldi teema, aga ma kujutan ette, et nende poliitikute lapsed võivad koolides tajuda sellist kiusamist, mida me võib-olla ei kujuta ka päriselt ette, sellepärast, et ükskõik mis parteis sa oled, kindlasti on klassikaaslaste vanemate seas keegi, kes on selle partei vaadetega võib-olla mitte päris 100% nõus ja selle võsuks, et nüüd käivad, mis isa ja ema on sellise koha peale, see geograafias 3 või? Ma kujutan ette, et seal taustal see sumin käib ja laps saab ju sellest aru, et teda vaadatakse imelikult. Või... Ma arvan, et kogukonnas sees kindlasti see on väga raske, aga siin ma arvan, et Eesti ajakirjandus üldiselt on olnud ikkagi üsna delikaatne. Vähemalt mina ei ole näinud, et poliitikute lapsi oleks niimoodi kuskile meediaskandaali tõmmatud, välja arvatud juhtumid, kui poliitik ise on selle mingil põhjusel põhjustanud. Me selle põhjuseni, millele te ilmselt vihjate varsti jõuame. Kuulge, aga öelge mulle seda... Te olete ametniku eetika nõukogu esimees. Tavaloogika ütleb, et kui ma lähen kuhugi tööle, kus kompenseeritakse mu elamiskulud ja ma siis need elamiskulud katan niimoodi, et ma üürin oma hõimlaselt elamispinna ja siis esitan arve, et siis ei ole päris ilus. Poliitiku jaoks pannakse siis isegi kirja. Ära nii tee. Ja nad ikka teevad. Kus toimub, kus see katussõitu läheb, ma küsin ühe korra veel? See ei ole isegi, see on ka eetika teema, aga see on ka otseselt korruptsiooni teema, et meil on sellised korruptsioonivastased reeglid, et isegi kui see tehing on majanduslikult riigile soodsam, aga sa tegid selle nii-öelda endaga seotud osapoolega, ehk siis oma hõimlasega, pereliikmega, siis ei ole lubatud. Ja tihtipeale tavainimese mõistus ütleb, et ma saan selle korteri odavamalt, see on riigile soodsam, ma võtan selle korteri. Me räägime praegu, eks ole, päriselt vajadusest, mitte sellest, et siin 10 või 20 aastat tagasi oli ka see kaasus, et inimene Riigikogu liikmeks saades registreeris ennast, eks ole, kuhugi väike valda ja siis põhimõtteliselt esitas iseendale oma korteris elamisest arvid. Aga räägime, et ongi tarvis vajadus. Ongi tarvis ja tavaloogika ütleb, et ma ju teen tehingu, mis on riigile soodsam, aga meil on korruptsioonivastased reeglid, mis suunavad sinna, et sa ei tohi teha tehinguid mitte ühegi seotud osapoolega, isegi kui see on majanduslikult soodsam. Ja see on meil seaduses kirjas, inimene ikka teeb? Jaa, aga nüüd ongi minu küsimus selles, et seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest, aga kui tegemist on ikkagi kõrge riigiametnikuga, siis tal on ju nõunikud. Tal on ministeeriumis sisekontroll. Keegi kuskil pidi ju neid tehinguid nägema. Et miks siis ei öelda. Ja vilunud poliitikul on tegelikult see teadmine, et mul on mu enda partei kaaslaste seas on vaenlasi. Nad varem või hiljem see tuleb välja. Ei ole Eestis sellist asja olemas, et see ei tule välja. Ja ikka teevad. Ja jällegi inimlikult on ju arusaadav, kui sul on päevad 15-minutilise täpsusega paika pandud, sul on 1000 muud olulist asja, sa võib-olla ei mõtlegi. Sul võib-olla ei olegi nagu tähelepanu sel hetkel piisavalt. Aga jällegi, see ei vabanda, ma lihtsalt üritan selgitada, et miks nagu tihtipeale see tavamõistus, et see on ju soodne,
võimalus, et miks ma seda siis kasutada või et see tavamõistus jah, ei saa sellest aru, et sa ei tohi teha tehinguid endaga seotud isikud. Kui tihti teeb ajakirjandus ja üldsus, siis ütleme niimoodi, või ühiskond poliitikutele või ametnikele ka liiga. No mulle nagu natukene tundub, et see õnnetu Riigikogu liige, kes läks ajalukku majoneesi tšekiga, mille ta ostis, kui ma nüüd õigesti mäletan, selleks, et tehagi kartulisalatit, mida ta pakkus valijatega kohtumisel. No, see oli otseselt tööga seotud kulu, kuigi jah, see majonees oli koomiline, no mis teha. Või kui palju teise ministri puhul see koju viidud kohvimasin, et kui suur kuritegu see nüüd ikka on. Tunnistan ausalt, ma olen siit samast Õhtulehe toimetusest kapist võtnud nii mõnegi pastaka, mille ma olen viinud koju ja päris kindlasti mõnda neist on kasutanud mu pereliige mitte Õhtulehega seotud tegevusteks. Kas ma tunnen ennast nüüd väga süüdi? Ausalt öeldes ei. Muidugi tehakse liiga, väga palju tehakse liiga. Ja mulle tundub, et eriti tehakse liiga siis, kui see on justkui nagu mingisugune muster, et see ei ole nagu mingi üksikjuhtum, vaid see satub mingisugusesse mustrisse. Kes ei oleks ametiautoga last kooli viinud? No käsi püsti. ja, et muidugi tehakse liiga ja ühelt poolt selline valvsus ongi osa demokraatiast, eks ju, sest et võib-olla me jõuame sellest rääkida, aga avalikus sektoris see vastutusmehhanism toimibki teistmoodi, kuna selle vastutusahel on väga pikk ja ei ole sellist isiklikku huvi kedagi vahele võtta. Et peabki olema nagu selline avalikkuse kontroll ja nõudlikkus. Aga see nõudlikkus tihtipeale väljendub ka liiga tegemises. Teistpidi jälle mina kunagise ametnikuna ütlen, et mõnes mõttes see käib palga sisse. Sa pead sellega hakkama saama. Muidugi, mitte miski ei õigusta sõimamist, päriselt pahatahtlikkust, mõnitamist, halvustamist, isiklikku ründamist, seda ei õigusta miski. Aga selline ülikriitilisus, väga suur nõudlikkus, see mõnes mõttes käib palga sisse ja sellega lihtsalt tuleb hakkama saada. Ma käin välja selle mõtte praegu, vaielge vastu või kiitke heaks, et me nendest sellistest majoneesidest ja ametiauto võib-olla siis sellistest kergetest kuritarvitustest, et me räägime sellest palju selle tõttu, et me saame aru inimestena, mis summadest käib jutt. Me teame, mis maksab kohvimasin poes, eks ole. Seal on ka erinevas hinnaklassis, aga me suudame enam-vähem 500 eurot on summa, millest me saame aru. Kui keegi kuskil on pannud kõrvale 500 miljonit, siis ausalt öeldes mina ei kujuta ette päris täpselt, me ei suuda seda summat nagu omaks teha. Kui me sellega arvutame, ma ei tea, 3-toalise korteri hinnaks ümber. Me ei saa aru sellest summast. Väiksemate summade puhul me tihtipeale saame ka panna niimoodi näpu peale, et see inimene tegi nüüd seda. Ja jällegi ma arvan, et miks see majonees tollal nii suurt tähelepanu pälvis jälle see üldine kontekst, et inimesed ei ole rahul võib-olla sellega, kuidas Riigikogu töötab. Ja siis väga keeruline on teha sisulisi etteid, siis sa pead sisust aru saama. Ja siis näed, nüüd ostis veel majoneesiga maksumaksja raha eest. Eks. Et seal on mingisugune üldine selline rahulolematuse foon tavaliselt taga. Ja kohvimasina puhul ka see oli osa ju mingisugusest mustrist, et see ei olnud ainult üks tegu olukorras, kus kõik muu oli korras. Jah, ja siis see detail sai selliseks sümboliks. Detailid saavadki sümboliks või tähelepanu, et minul on endal nagu selline tunnetus, et siis nagu eriti suur kriitika tuleb sellisel juhul. Jah, ja siin on just see foon taustal, et näed, tal on ju isegi kõik asjad, tal on tasuta ja siis ta võtab veel selle ka. Et ja meie siin loeme sente ja kui ma ütlen, et me loeme sente, siis ma mõtlengi siin sentide lugemist. Minu jaoks sel suvel oli täiesti selle aasta selline aha-efekt. Oli see, et ma käisin rääkimas Oleg Krossiga ja siis ma enne seda käisin siis Krossi poodides. Mitte, et ma neist enne oleks kuidagi nagu meelega eemale hoidnud, lihtsalt ei jäänud tee peale, minu tavaliste liikumiste peale ette.
ja siis ma vaatasin seal ka, mis siis nagu selline hinnaskaala on ja noh, nii ja naa, aga tähelepanuväärne oli üks detail, et Krossil on 2 poe sildiga või no siis selle oma kaubamärgiga viina. Mõlemad on pooleliitrised. Üks on 37-kraadine, teine on 40-kraadine. Nende hinnavahe on 20 senti. See tähendab seda, et see 20 senti on inimesele, kes läheb poodi, niivõrd oluline, et tal on mõtet pudeldada natukene lahjemat viina eraldi selle klientuuri jaoks, kes tuleb seda ostma. Ma ei oska viina hinnast kaasa rääkida kahjuks. Ei, aga no siin oli mõte see, et ühesõnaga inimesed päriselt loevadki sente, et suurel poeketil on mõistlik toota ühte toodet paarkümmend senti odavamalt ja siis avastatakse see sama inimene avastab, et aga noh, Jeesus, tal on kõik asjad tasuta ja siis ta veel varastab, eks ole, seda mis iganes. Olles ise kunagi Riigikogus töötanud, siis mul on tegelikult jällegi väga kahju, kuidas tehakse paljudele Riigikogu liikmetele liiga, neile, kes ei kasuta neid kuluhüvitisi ära või kes kasutavad neid tõesti nagu sisulisel otstarbel. Sest jällegi need, kes satuvad meediasse, need on ju õnneks pigem ikkagi vähemus. No enamik inimesi ei tangi, nagu nad sõidaks tanklasse teise maailmasõja aegse diiselallveelaevaga, eks ole, kuhu nad panevad siis nii palju kütust kui mahu, eks ole. Ja poliitikute puhul see ongi, inimene saab valimiskasti juures nagu oma arvamuse välja öelda. Aga jah, et see enamusele Riigikogu liikmetest kogu see kuluhüvitiste teema teeb väga liiga tegelikult. Räägime ringkaitsest. Mis õnnetu, enamuse tööaast oli ta väga õnnelik ja rõõmus. Taimar Peterkop riigisekretärina mõtles külmladude kaasuse ajal välja termini kobarkäkk, sellepärast, et riik lasi kõik institutsioonid, kes selle olemuselt sahvriga, sahver, saab reguleerida temperatuuri ja õhuniiskust. Sahvri ehitusega nii totaalselt üle. See mõisaköis lohises sellise vaoga, et mitte kedagi ei saanud vastutusele võtta, sest iga inimene, kes oleks süüpinki sattunud, oleks öelnud, oot, miks ma siin üksi istun, aga nemad tegid ka ju halva tööd. Ja lõppkokkuvõttes ei vastutanudki keegi. Võeti sisse, tõsi küll, mõned tühised miljonid, aga see tundub ebaõiglane. Kuidas on võimalik, et keegi ei vastuta? No esiteks tegelikult ma tahaks Taimar Peterkopi väga kiita, sest et ta on teinud vähemalt 2 väga head sellist raportit asjade kohta, mis on läinud väga halvasti. Ma ei ole väga palju selliseid raporteid lugenud ja need raportid on mõlemad väga selged, arusaadavad, loogilised. Kui see oli riigisaladus, öelge nüüd ära ka, millest jutt käib? Üks on see sama külmladude raport ja teine siis oli minister Mart Järviku listeeria juhtum nii-öelda, kus samamoodi kutsuti kokku riigisekretäri komisjon ja siis uuriti, et mis seal siis nagu tegelikult valesti läks. Kõigepealt nagu tahaks nagu teada, et kui räägitakse vastutusest, et mida siis nagu mõeldakse, et mida see nagu tähendama peaks. Et mis oleks olukord, kas me ütlesime, et vaat nüüd keegi vastutas? Ei, aga vastutus tähendabki, mul on muide kogu aeg käinud, kas on närvidele käinud, aga mul on jäänud natukene arusaamatuks, kui mingisuguse terrorirünnaku eest kasutatakse eesti keeles väljendid, et võttis vastutuse see või teine rühmitus. See tähendab sisuliselt viskas visiitkaardi hunnikusse, eks ole, vabandus, et mina tegin. Vastutuse võtmine tähendab minu keeletaju järgi ikkagi seda, et ma kas oma rahakoti või vabadusega kuidagi maksan. Kas ma maksan mingi trahvi või lähen natukeseks ajaks trellide taha või ühesõnaga mul tekib sellest teost, mille ma olen põhjustanud, ebamugavusi. Jah, kui nüüd rääkida seda, et mis meil täna seadused ütlevad, siis põhimõtteliselt avaliku teenistuse seaduses on olemas selline asi nagu distsiplinaarsüütegu. Ehk siis need ongi süüteod, mis on inimene toime pannud, kui ta on oma teenistuskohustused süüliselt jätnud tegemata. Ja seal on 3 sorti nii-öelda karistust. Võib siis öelda, et vastutus. Üks on noomitus, siis on rahaline karistus, ehk põhimõtteliselt ajutine põhipalga vähendamine ja 3. on ametist vabastamine.
nüüd jällegi tulles tagasi selle väikeriigi probleemi juurde, et kui me laseksime ametist lahti kõik, kes on milleski eksinud, siis meil ei jääkski väga palju neid ametnikke alles. Lihtsalt siin me saime pealkirja. ei, palun mitte. Me kõik kunagi milleski eksime. Küsimus on nüüd see, et kas on nagu minu tahtlik tegemata jätmine või see on süsteemi viga. Ja avalikus sektoris riigi toimimisel on nagu väga raske tihtipeale nagu panna näppu, et kas on nüüd selle ühe inimese tahtlik tegemata jätmine või tahtlik eksimus või see on mingi rida süsteemi vigu. Pigem on meil just need nii-öelda suured skandaalid olnud mingi rida süsteemi vigu. Ja teine aspekt veel, et kui on mingisugune eksimus, siis esimene asi on see asi on vaja korda teha. Kui me räägime Statistikaameti numbritest, siis ma saan täiesti aru Statistikaameti peadirektorist, kes ütles, et tema esimene prioriteet on saada statistika korda. See on see tarbija hinnaindeksi, eks ole, valesti arvutamine, mis Heiti Hääle hinnangul läheb maksma meil umbes miljard aastas. See on tohutu mõju ka viga. Mitte keegi ei ole selles süüdi. Sest et sul on vaja kõigepealt need asjad korda saada, aga kui sa lased need inimesed kõik lahti, kes sul siis need korda teevad? Sellepärast, et tihtipeale see teadmine on nende samade inimeste peades. Täiesti pragmaatiline. Juhi seisukohalt ma saan täiesti aru. Sul on vaja kõigepealt asi korda saada ja siis vaatad, mis edasi saab. Ja ma arvan, et me tegelikult avalikkuses ei saagi alati teada, et mis siis päriselt nagu edasi sai. Ma olen päris tihti näinud seda, et mingil hetkel teatud nimed kaovad ära ametiasutuste kontaktide nimekirjast. Sellest lihtsalt ei tehta enam avalikku skandaali, kuna see uudisväärtus on selleks hetkeks kadunud. Aga vastutuse juurde tagasi tulles, et mis see siis on, et mida me ootame, et kas me peaksime kohe kõik lahti laskma, kes on milleski eksinud, kas piisab noomitusest, kas ta peaks kuidagi moodi oma palgas kaotama. Eeldus on see, et me suudame tõestada, et see inimene on jätnud süüliselt midagi tegemata. Tihtipeale see on süsteemi viga, see on mitmete inimeste möödalaskmine ja siis on nagu väga keeruline öelda, et tema vastutab nüüd 30%, tema 70%. Sest avalikus sektoris on nii õnnestumiste kui ka ebaõnnestumiste panemine ühe konkreetse isiku õlule väga keeruline. Kuulge, ma väga vabandan, see süsteemi viga, see kõlab natukene nagu süvariik. Ja see tundub ebaõiglaselt. Toon teile lihtsa näite. Riik ju inimesele ei tule vastu, ta ei andesta. Kui ma jätan automaksu maksmata, ükskõik, kas ma teen seda ideoloogilistel põhjustel, ma olen natukene vabadusvõitleja, mis riik, ta minu passat, eks ole. Ma olen sellest ostnud mingid maksumadeeli maksa. Või mul tõepoolest ei ole sel hetkel seda 50 või 100 eurot, eks ole, automaksu maksta. Mis muga juhtub? 2 nädala pärast arestitakse mu konto. Kui ma ei ole ennast nagu päriselt ülejäänud ühiskonnast lahti ühendanud, siis ilma pangakontota ikka, see elu on ikka päris halb. Riik ei andesta mulle seda 50 eurot. Maksuamet ei kingi mulle kõige väiksematki võlga. Ja meil läheb külmladude puhul läheb meil huugama, eks ole, mitu miljonit, selle sama tarbijahinnaindeksi puhul meil läheb miljard aastas ja mitte keegi ei vastuta. Sellepärast, et kui inimene ise konkreetselt või tema ettevõtte millegi vastu eksib, siis on selge, mis on eksimus ja kes on nii-öelda vastutav, kes on süüdi. Avalikus sektoris tihtipeale ei ole niimoodi. Ja siin on ka jälle see sõna süsteemne probleem, et kuigi naeruvääristatakse igasuguseid protseduurireegleid ja sisekontrollisüsteeme ja regulatsioone, siis see ongi see, mis peaks avalikus sektoris vältima olukorda, kus me ei saa öelda, et kes vastutab, kelle ülesanne see on, kes jättis midagi tegemata. Kui meil ei ole neid protseduurireeglid paigas, siis pärast ongi pall kukub kuskile keskele. Väga tore, meil on protseduurireeglid paigas. Sisekontroll teeb oma töö ära ja siis esitab nimekirja süüdlastest. Lihtne. Või ma olen jälle millestki valesti aru saanud? No ma arvan, et siin tuleks rääkida nagu konkreetsetest näidetest ja kuna ma ei ole nendega nii väga kursis, võtame selle sama külmlao raporti, siis ma saan aru, seal tõesti nagu läks valesti kõik asjad, mis sai minna valesti, eks ju. Mul tuleb hirm peale, kui ma mõtlen, et riik peaks hakkama kunagi tuumajaama ehitama. Jaa,
et riigi kinnisvara ei olnud piisavalt hoolikas, ehitaja ei olnud piisavalt hoolikas, projekteerija ei olnud piisavalt hoolikas, ehitusjärelevalve ei olnud piisavalt hoolikad. Kõik eksisid, kõik jätsid oma töö tegemata. Kuidas sa selle süü nüüd siis nende vahel ära jagad? Ja pealegi ma tegelikult ei tea, mis sellest asjast on saanud, et kas seal on lepingu järgi mingisugust trahvi sisse nõutud või mida seal on edasi tehtud, ma ei tea seda. Mina ka ei tea, aga seda võiks muidugi küsida, jah, see on päris hea mõte. Ma eeldan, et sealt ikkagi mindi edasi. Kui on lepingulised suhted, siis sul lepingus on ka tegelikult ju vastutus reguleeritud ja siis sa peaksid selle lepingu järgi selle kahju sisse nõudma. Kui ma nüüd millestki ei ole valesti aru saanud, siis alati ei ole need lepingulised vastutused reguleeritud. Tallinn-Tartu raudteeühenduse korda tegemine venib nüüdsest veel 1,5 aastat. Riigifirma Elron viib 2 suure Eesti linna vahel, eks ole, inimesed ühest linnast teise, ma ei ole kindel, et nad julgevad välismaa kolleegidele öelda, mis ajaga, eks ole, nimetades ühendust kiirrongi ühenduseks, eks ole. Ja teine riigiettevõte Eesti Raudtee, eks ole, venitab sellega, nad ei saa mingit kompensatsiooni Elron, eks ole, Eesti Raudteelt. Nii lihtsalt on sellepärast, et kuskil on lepingutes unustatud kirjutada sisse, et tõued, kui te ei saa õigeks ajaks valmis, siis on trahv selline. Ehk siis eksinud on ka tegelikult need, kes selle lepingu on sõlminud riigi poolelt. Jällegi, meil on nii palju. Lepingus on konkreetne allkiri. Jah, tõsi. Aga tavaliselt ju lepingud allkirjastavad juhid, kes ise neid lepinguid ette ei valmista. No aga siis vaadake, et alluvad teeks korralikult tööd. Ma tahaks nagu öelda seda, et ma täiesti mõistan seda frustratsiooni. Ka mina ise olen väga pettunud, kui sellised kobarkäkid, mis on suurepärane sõna, välja tulevad, et kuidas saab olla niimoodi, et järjest nagu jäetakse oma ülesanded täitmata. Samas see tuleneb avaliku sektori olemusest. Et sul on nagu nii palju neid osapooli, kes mingisuguse teemaga tegelevad. Ja jällegi, et sul on vaja tegelikult, et keegi seda tööd edasi teeks. Et kui erasektoris, ma ei tea, mingi äri suured probleemid, sa paned kinni selle äri ära, lased inimesed lahti, sa ei tegele sellega. Aga Statistikaamet ei saa öelda, et vabandust, ei tulnud välja, me enam ei tee tarbijahinnaindeksit. Ta peab selle ülesande ära täitma. Avalikus sektoris on miinus sisse rehkendatud, kaduvad miljonid sisse rehkendatud selle toimimisse. No lihtsalt kulub natukene raha, mõned sajad miljonid, midagi teha ei ole. Ei, ka ei ütleks, et see on sisse rehkendatud. Sisse on rehkendatud see, et sul on keeruline nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi konkreetse ühe inimese kraesse määrida. Ka väga suurte edulugudel ei ole tegelikult seal 1, 2, 3 inimest taga. Seal on väga palju osapooli, kes on panustanud. No edulugudel üldiselt võtab, eks ole, võidu juht. Eestis kahetsusväärselt harva võtab juht vastutuse sellise ebaõnnestumise korral. No, kui ma nüüd meenutan kuulsamaid ministrite tagasiastumisi, siis mul on tunne, et tegelikult näiteks Signe Kivi ja Jaak Jõerüüt otsisid natukene seda põhjust, et ministri ametist tagasi minna, kui me nüüd tagasi hakkame mõtlema, mille pärast nad astusid. Et mul on tunne, võib-olla ma eksin, aga mul on kuidagi jäänud nagu nii-öelda loodusvaatleja pilguga seda maastikku jälgides. On jäänud mulje, et ega nad tegelikult väga ei tahtnud minister olla ja jumal tänatud on halb väljend, vabandust, aga ühesõnaga tuli ettekääne ja lahkusime. Seda ma nüüd ei oska öelda. Mina ikkagi tahaks uskuda, et neil oli see sisemine nagu väärtuskompass ja nad tunnetasid, et see on nüüd see olukord, kus tuleb võtta see poliitiline. Ei saa kindlasti välistada. Aga me räägime aastakümnete tagusest juhtumitest. Jah, need on tõesti üsna vanad juhtumid, aga jällegi, kui rääkida nüüd poliitilise vastutuse võtmisest, siis me ei tohi ka ühiskonnana seda latti nagu väga madalale selles mõttes tõmmata, et me hakkame nüüd iga ametnike eksimuse pärast nõudma, et poliitik peaks tagasi astma. Miks? Sellepärast, et siis siis oleks väga paljud poliitikud selles mõttes nagu manipuleeritavad, et ametnik teeb vea, poliitik peab jälle tagasi astuma.
Et see minister käib meile närvidele, kelle kord on nüüd see suur jama korraldada? Sina ei ole ammu korraldanud, davai, teed ära. See on nüüd natuke rutreeritud, aga põhimõtteliselt jah, et see lävi ei saa ka nagu liiga madal olla, et see peab olema nagu poliitiku ikkagi endane väärtustunnetus, mille eest ta siis vastutab järgmistel valimistel. Mida me nüüd siis selle jutu resümeeks või kokkuvõtteks öelda saame, et kuna meil on sellise väikese ühiskonnaga väike riik, mida on kulukas ülal pidada, meil ei ole võimalik lasta, nagu Ameerikas, eks ole, ma ei tea, kas sealgi on võimalik, aga vähemalt seal ähvardatakse, me laseme terve ameti lahti ja palkame, eks ole, uued inimesed. Kuna meil seda võimalust ei ole, siis me peame edasi sõitma nende inimestega, kes meil on ja selle teadmisega, et aeg-ajalt tuleb mõned sajad miljonid korstnasse kirjutada ja keegi ei vastuta. Selle esimese poolega, et me peame edasi sõitma nende inimestega, kes meil on, oleme absoluutselt nõus. Selle teise poolega, et me peame leppima sellega, et me mõned sajad miljonid korstnasse kirjutame, ma ei ole üldse nõus. Nii, ma olen varsti tund aega küsinud, mida me teha saame? Me saame teha seda, et iga inimene avalikus sektoris teab, mis on tema ülesanne, tal on olemas oskused ja pädevused selle ülesande sooritamiseks ja me tagame, et ta ka teeb seda. See on elementaarsed, lihtsad juhtimisvõtted, mis millegipärast kipuvad aeg-ajalt hajuma. Ja kui ta ei tee seda, mis me taga teha saame? Mul on õigus seda küsida, sest ma olen maksnud trahvi Õhtulehele, kuna minu süü tõttu on jäänud Õhtulehe number trükikotta hiljaks, sellest oli mingi jama. 3 distsiplinaarkaristust, nagu ma ütlesin, noomitus, mingi kerge eksimuse pinnal, põhipalga vähendamine või siis ametist vabastamine. Tihti neid kõiki rakendatakse ametike puhul. On meil kuskil mingi statistika? Ei tea, et oleks statistikat ja üliharva. Liiga harva võib-olla. Jällegi tuleks tagasi nüüd selle väikese ühiskonna juurde, et kui mina sind noomin, eks ju, eksimuse eest, siis võib-olla järgmine kord oleme vastupidises rollis ja noomid sina mind. Mul on veel bakalaureuse kraadki kaitsmata, ma ei usu, et me jõuame sellesse olukorda. Aga mis selle vastutusega veel, ma olen mõelnud, et kui nagu kuulata inimesi, lugeda ajakirjandust, siis on tõesti see, et liiga vähe vastutatakse, et on suured jamad ja justkui nagu midagi ei juhtu ja täiesti õige. Mul ka endal tekib sama küsimus. Teistpidi, kui rääkida ametnikega, siis nende mure on see, et liiga vähe on eksimisruumi. Me ei julgegi suuri asju ette võtta, sest me kardame eksida, sest iga eksimuse pärast saame kohe väga suurt kriitikat. See narratiiv on väga-väga levinud tippametnike seas. Et meil on vaja rohkem nagu sellist katsetamisi ja nii edasi. Ja ma olen nagu mõelnud, et kust see nagu tuleb. Ja mulle tundub, et siin ongi nagu põhimõtteline nagu väär arusaam, et tihtipeale ametnikud tunnetavad, et kriitikat tehakse millegi eest, mida nad nagu püüavad innovatiivselt teha, kuigi tegelikult kriitika puudutab hoopis midagi muud. Võtame selle sama hiljutise täitmisregistri juhtumi. Mulle jällegi tõlgendan ametnike avalikke esinemisi, et tuntakse, et neid kritiseeritakse sellest, et nad püüavad midagi innovaatilist välja mõelda, et kuidas andmepõhiselt, lihtsamalt andmevahetusega oma tööd teha. Tuletage meelde see kaasus oli, mis? Täitmisregistri, põhimõtteliselt meil on olemas register, mida üldse olla ei tohiks seaduste järgi, mille pole põhimäärust ja mis pärib pankadest andmeid ja pangasaladust. Selge. Mõtlesime sellise kaasaegse lahenduse välja, otse päringud, vähem vaevame pankasid, meie saame oma tööd teha nii edasi. Aga see kriitika, see õiguskantsleri kriitika oli hoopis selle vastu, et 2 väga olulist asja jäeti tegemata. Esiteks jäeti parlamendilt küsimata luba, kas sellist registrit võib üldse luua, kas selliseid andmeid võib üldse pärida. Ja teiseks, registril üle põhimäärust, mis kõigil infosüsteemidel peab olema, sest põhimääruses on just need reeglid kirjas, et kuidas käib andmevahetus, kes vastutab ja nii edasi. Et jäeti 2 olulist ametiülesannet täitmata. Ehk siis see kriitika ei olnud mitte selles suhtes, et midagi tehti, vaid et midagi jäeti tegemata. Ja kuidagi nagu ongi nagu siis sellises mingil põhjusel on nagu tekkinud arusaam, et me kritiseerime väga palju seda, kui keegi püüab olla innovaatiline. Ei. Probleem on selles, kui jäetakse midagi tegemata.
no jaa, aga tehakse kriitikat tähenduses, öeldakse, et nüüd läks pisut halvasti, tehke uuesti, kehitatakse õlgu, tehakse uuesti või püütakse parandada, vastutust ja tegelikult ikkagi jätkuvalt ei ole. Jah, ja ma kardan, et ka selles asjas on nii, kus on eksinud, ütleme, väga paljud inimesed on jätnud midagi tegemata. Kobarkäkk. Põhimõtteliselt küll, jah. Kuhu me ka ei vaata, igal pool on kobarkäkk, on mõnel pool natuke suurem, mõnel pool natuke väiksem. Sest et 1 või 2 või 3 inimest ei tee avalikus sektoris midagi suurt ära. Alati on seotud suurem mingi inimesi. Ja sellega tuleb lihtsalt leppida? Ei. Sellega ei tule leppida. Tuleb nõuda, et inimesed teeksid oma tööd nii, nagu nad peaksid tegema. Ja meil peavad olema need protseduurireeglid, et kui me hakkame uut infosüsteemi looma, vaatame kõigepealt, kas meil on üldse õigus sellist asja teha, kui ei ole õigust, lähme parlamenti, küsime luba, siis mõtleme edasi, kuidas see täpsemalt käima peab, teeme põhimääruse. Riigi ülesanne on liikuda pidevalt järjest väiksemate kobarkäkkide suunas, aga kohale ta ei jõua kunagi. Seda, et mitte keegi kunagi riigis ei eksi, ma kardan, et sellist olukorda ei tule. Ja kui me tõepoolest paneksime ametnikud alati isiklikult oma rahakotiga vastutama asjade eest, kus on väga palju osapooli, siis kes tahaks üldse ametnikuks saada? Meil on täna ju probleem see, et meil ei ole piisavalt konkursse avalikus teenistuses. Kõik inimesed, kellega ma räägin avalikus teenistuses, kõik juhid, nad otsivad inimesi, mitte see, et neil on järjekord ukse taga, et näed, et üks inimene eksis, lasen lahti, võtan järgmise. Seda ei ole ju. Kas siin natukene ei ole jälle selline süvariiklik asi, et need osad inimesed liiguvadki rotatsiooni korras erinevate ametikohtade vahel ja need konkursid on sageli, me peame selle konkursi korraldama, aga tegelikult on teada, kes selle võidab. Eks seda tõenäoliselt juhtub, aga samas konkursid on ikkagi avalikud. Kõigil on võimalik kandideerida. Võib tulla must hobune ja sellest nii-öelda vaikimisi kokku lepitud võitjast paremaks osutada? No seda ma ei oska kommenteerida selles mõttes, et ma ise olen värbajana teinud mitu avalikku konkurssi, olen ise avalikul konkursil osalenud ja jällegi siin võib olla neid juhtumeid erinevaid, aga meil on probleem inimeste puudus, mitte inimeste ülejääk. See on see reaalsus, millega me peame toimetama? See on need piiratud ressursid, millega me peame toimetama. Et kui sa oled ametiasutuse juht ja sul on valida, kas sul on olemas inimene, kellel on puudused või sul ei ole üldse mitte kedagi, siis kumma valiku sa teed? No see on peaaegu, et alati nende valimistega on see häda, aga meil on need inimesed, meil on need kandidaadid, kelle seast, eks ole, me peame valima, et meil ei ole kuskil metsas ei ole Riigikogu jagu tarku, eetilisi, pädevaid inimesi, eks ole, kes tuleks ja võtaks selle koha üle, neid lihtsalt ei ole. Aeg-ajalt tuleb 1-2 tuleb jälle juurde, aga meil ei ole kuskil metsas selliseid. Ja ametnike puhul kehtib, mulle tundub sama, mis poliitikute puhul, et mida rohkem me neid poliitikuid tümitame, seda vähem meil neid uusi häid poliitikuid peale tuleb. Ma kardan, et kui ametnike puhul kehtib täpselt sama.